Tere tulemast vaatama siis Birdi Punchi karikasari 2025 esimest etappi, mis on aset leidmas Kuulbeti järve discgolfpargis. Tagumised 9 korvi meil käsil. Mina Mikk Mõts, minuga kaasas täna Markus Saarepuu. Tere, tere! Ja esimesed mängijad. Nii, Ville Kivisilla, esimene ring, 14 alla ja nüüd Front 9 mängis -4, väga soliidne tulemus, et hetkel liider. Teisene siis meie puuli jõudnud Mart Meeru, koondskooriks 12 alla ja Front 9 oli temal siis par. Ja vaatame, kuidas Mart Back 9 ennast käima saab. Nii, kolmas kutt liitkaardis Asko Krais, esimene ring -11, teise ringi Front 9 -4, et siin ikkagi mängivad poisid miinust, et vaatame edasi. Ja neljandana on siis Meelis Vist, koondskooriks siis 12 alla ja ringi skooriks hetkel 3 alla. Nii, ja nüüd tuleb siis meil härra Urmas Oja, esimene ring -11 ja nüüd esi-9 mängis 6 alla, ainult 3 parri ja hetkel teisel kohal lausa. Vaatame, mida siin poistel pakkuda on meile. Nii. No nii, ja läheb käima rada 10, par 4, 162 meetrit. Ja oba, see natukene üle. Läheb... Jah, läks natukene siin üle. Et, aga noh, vaatame, äkki tal on midagi huvitavat seal. Nii, Ville läheb siin jälle eestkäega. Ilusti kaua siin kanalis ujub ja saab vist täitsa isegi full flighti kätte, et... Putil. Nii, et jah, et tahate võimalikult pikalt otse minna ja siis paremale keerata, kas see on natuke liiga vara. Nii, Aska siin ka tagant käega. Haiserit või? Tai ja läheb läbi. Ja jõudis läbi. Seal vist siis päris äkki ongi mingi liin, kui inimene siit pealt vaadates ei tundunud, aga... No kohalik, noh. Vaatame, kas Mart läheb ka seda Haiseri teed või... Läks küll. Ja tuleb tagasi. Läks, aga huvitav Mart ise, et see oih, et ei tea, kas oli siis planeeritud liin või mitte, aga... Me ei saagi seda vist kunagi teada. Jah, peab Mardi käest enda käest küsima, et... Nii, aga siin on näinud lähenemised. Üsnagi palju väikseid käppe siin tundub olevat ja... Tavaliselt on nii, et kui on palju väikseid käppe, siis on palju puid ka ja ilmselt ükselt kuskilt leitakse ikka. Ja. Aga siit see lähenemine näiteks jõudis ju täitsa putile. Väga okeilt. 10 ringi juurde. Nii. Tuleb Mart uuesti. Kõmdi. Osa. Hopsti. Ilus. No väga kaunis. Jah, putil. Aga jah, ikkagi jääb siuke veel puttida, et... No mingi ringi ääre putt, ma arvan, et aga täitsa võimalik. Nii. Forega. Tõesti mingisugune väike puu lõpus. Ja. Muidu oli täitsa ideaalne ise. Järjekordne lähenemine tuleb. Ja. Urmaselt päris hea esilinud Meelis vist. Võib-olla tõesti. Jah, et Meeliselt väga hea lähenemine. Nii, Ville ka. Villel vist äkki oli see teine vise ja tuleb päris ilusti. Siis Birdi putiks päris ilusti sinna korvi lähedusse. Et Mart sealt putib Birdit. Mardil oleks seda Birdit vaja. Ja leiab. Mart see vahepeal vesti selga ja läheb kohe ring ka paremaks. Keha soe ja meil hea ja putid sees. Ja siin Askos põhimõtteliselt sama kaugelt, vaatame, kas suudab. Ja suudab. Ilusti ikka. No, nii. 2 sama putti. Väga ilusti. Korvi põhjas ketas maandub. Nii. Askol kindlasti seda putti väga vaja. Ja. Nii, ja tuleb järjekordne ja sees ta on. Urmas ka ikka, no üldse ei anna puhkeruumi, hingetõmberuumi ka mitte, et... Tuleb siis peaaegu Birdi frame, aga
üks birdie jääb seekord puudu. Jaa. Aga ikkagi tegelikult liider puuli poolt päris hea sooritus selle rajal. Ei no super jah, ikkagi üks par ainult ja. Nii, 11. rada on siis par 4, 128 meetrit. Tundub jällegi selles mõttes võrdlemisi lühike par 4 kohta, aga ilmselt siis puud teevad selle raja piisavalt raskeks, et ta ikkagi par 4-na mängiks. Ja vaata, Ville nüüd siin läheb eestkäe flex-viskega kindlasti seda asja ründama. Ja läheb läbi. Ja läheb läbi. No see tundus päris hea see ikkagi. No. Aga päris palju par 4-sid on siin selle layout'i peal, et justkui muidu on nii-öelda järve siuke lühike puine rada, aga praegu par 4-sid päris mitu tükki tulnud. No minu meelest see on päris äge tegelikult, et siin on par 4-sid ka, et loob nagu sellist nagu, esiteks distantsi viske võimalust, aga sa pead tabama ja siis veel lähenemist siukest nagu tehnilisust ka. Mängijatele ka kindlasti nagu atraktiivsem selles osas, et ikkagi par 4-del on rohkem visked ja endal ka huvitavam mängida, et ainult par 3-sid 18 tükki järjest toksida on nagu natuke nürim. Too on pigem jah, siuke mitte nii põnev, et... Olen par 3-dest. Aga... Absoluutselt jah, et aga siin ka ütleme niimoodi, et võrdlemisi okeid visked. Nüüd siin muidugi Meelis peab natuke leiutama. Siin Scramble'iga tegu on, aga... Kuskil mingi kõks käis. Mingi kõks käis, pigem hea kõks vist ei olnud, et tuleb ka teine kõks. Need ei ole head kõksud. Et... Ja nüüd Urmasel. Mis võib olla mingisugune mõnikümmend meetrit või? Jah, siuke väikene. Tuleb 3. põks ka veel järjest, et siin need järvepuu taga alastada ei taha. Ja Mart siin forega voolima hakkab. Kõrge annukaga. Joi, kuidas voolib. No, mine sisse. Opadii. Oi, kuesti see lõpet. Kas see oli teine vise tal? See oli Mardi 3. vist sai ühe puuli. Üks puuli vahepeal, jah. Okay. Ja siit väike lähenemine. No väga hästi tehtud. Kaunis. Mina tahaks teada, kus Ville on. Ville vist tegi tiibelt nii pika viske, et siin on kõik teised mitu korda visata jõudnud vahepeal, aga näed. Ja iigliputust. See on jah, täitsa iigliproov. Üks on tal juba olnud täna. Vaatame, kas teise kasutab. Esimene jäi kasutamata, aga tundub hea. Kui vähe ja puudu. Ikkagi aus ranna ja Birdi suure tõenäosusega ta siit kätte saab, et hästi sooritatud. Et õnneks jäi sinna piisavalt lähedale ja läks see sisse. Anhaiseris. Wow. Et ikkagi korviga hea koostöö, et tavaliselt ei taha need Prodigy korvid sealt vasakust äärest neid kettaid väga püüda, aga hetkel siin Meelis piisavalt hea puti tegi, et korvi põhjas see ka maandus. Austa korvi ja korv austab sinna. Täpselt nii, vastastikune austus. Just. Ja see oli ikka väga kõva Birdi. Ja tundub, et teistega saab vähemalt Mardiga. Urmas vist äkki võtab ka parri, kui ma ei eksi. Peaks võtma küll parri, jah. Natuke Ville hingamisruumi juurde saab. Ja liigume 12. Jaa, liigume edasi. 85 meetrit, par 3. Jällegi siuke tagantkäe haiser, et parema käele selle siis. No jah, Ville mängib muidugi eestkäe haiserit ja jõuab pullikasse. Kaunis. et väga-väga ilusti tehtud. Ja nüüd Ville siin kindlasti oma viskega paneb ka teistel natuke pinget peale, et kui ikkagi lähikonkurent pullikas oma kettaga maandub, siis võib see ka võib-olla mingil määral teisi natuke mõjutada, aga vaatame, kuidas nad sellega hakkama saavad. Jah, et see on täpselt siuke asi, mis nagu tegelikult ei tohiks mõjutada, aga paratamatult ikkagi paljusid ta mõjutab, et kui sa näed ära, et liider on sinust paari viskaga ainult ees ja läheb siin natukene veel isegi, viskagi pullikasse, et siis ütleme, et paratamatult tahad isegi visata sinna samma lähedale, et Birdi võtta. Jaa, aga tundub, et teised ka ikkagi Ville viskega suhteliselt hästi suudavad nagu siis seda viset jäljendada. Jah, hästi sammu pidada jah, et vaatame, kuidas siin veel... Martusna kõrge viskega. Jah, aga jõuab läbi ja ütleme niimoodi, et jällegi seal ringi äärest ta kuskil on, et Askol siin on muidugi siuke natukene veel tööd teha. Askol päris mitmes siuke fore annuka lähenemine, täna tundub, et tema stokk vise või talle see sobib ja seda hästi kontrollib. Ja jällegi näha, et mingisugune 6-7 peal ta lõpetab, et väga hästi tehtud. Nii, Mart jälle puttimas. Ja seda putti, ma arvan, Mart tahab. Aga seda ta seekord ei saa.
kahjuks mitte. Natukene paremalt mööda. Nii. Tundub, et nüüd on greenil natukene raskuseid poistel, aga ja no see Sasko suudab korvi avada. Ülarauas skip ka üles, see on päris korralik, et ja, saab põhimõtteliselt sama pika puti veel korra teha. Jah, no saab uuesti proovida. Ja. Aga samas see siit kotti panna on jällegi hea nii-öelda confidence booster. Ja enesekindluste kindlasti tõstab ja siit pördi ilusti. Siit kotti. Vaatan taga ka keegi väike fänn, et see on äkki, see poiss on mõne aasta pärast siin samas leaderpoolis äkki oodata. No. Ja Ville siit ilusti pullika pördi, et väga-väga hästi lahendatud rada. Nii, ja rada 13 siis järjekordne par 4, 148 meetrit ja vaatame, kuidas Ville seda meile näitab, et algus üsnagi siuke lage tundub, et see on hästi äge rada, sest siin on see Hasardi jõgi on tehtud, et 96-122 meetrit. Et no täpselt selline, et no ei tohi väga kõvasti visata või siis kui viskad, siis pead väga kõvasti viskama. Aga tundub, et ikkagi see on Meelis lõpet Soobes, et vist üle väga palju viskama ei minda, vaatame, kas Asko näitab meile siukest ründavamat joont. Tundub ka siuke rahulik, pehme leiab pigem sinna 90 peale, et sealt siis edasi vaadata, et see 122 vist ei ole siis väga mõistlik distants, mida siit hetkel rünnata, vähemalt tundub niimoodi. No siit paari sammu pealt lihtne Eestke-Haiser ja lõpetab täitsa ilusti seal keskel. Ja, no selliste radade puhul on ka kindlasti, et eriti kui nii-öelda lay-up'ima minna, siis ei tohi ka nagu liiga lühikeseks neid viskeid jätta, aga samas ei tohi seda OB-d ka mängu tuua, et kindlasti ütleme nii, et lihtsa viskega ei pruugi tegu olla, et see OB siin mängib rolli. Jääb napilt seifi. Aga jah, et selles suhtes on sul õigus, et selle rajal esiteks ei taha sinna võib-olla sellega väga flirtima minna ja teiseks ongi see, et ei taha ka nagu ülilühikeseks jätta, et tuleb leida see siuke hea vana ja vahepealne. No. Täpselt nii. Ja siin on nüüd siis hunnik lähenemised, mis on üsna sarnase distantsi pealt, aga kõigil eri jooned. Tundus siit, et õnnestus hästi. Vaatame, mis screeni peal tegelikult siis saama hakkab, aga Asko ka Aiseri teele paneb. Mahub ilusti läbi ja jõuab sinna ringi. Ja. Et ütleme nii, et jällegi pördi võimalusi on juba paar. Nii. Mis siit? Järjekordne fore korvi poole teel ja tundub sinna Asko kõrvale üsnagi, et no saavad seal kahekesi puttida, Mart ka eest käega. Natuke näeb kangeks, äkki puud võtad kinni. Jah, aga samas jällegi, et ta ei ole nii meeletult kaugel nagu näha siit, et Mardil on jälle pördi võimalus. No nii, kas siit tuleb nüüd kõrge natuke, natukene, jah. Ei hullu. Ütleme, et nii kõrgele ta panna ei tahtnud, seda oli ta näoilmest näha. Ja, aga jällegi selles mõttes vähemalt julge run, et muidu tihti peale kipuvad need nagu madalaks jääma, aga siin samal ajal Meelis ja parri endale välja teenib. Ja ütlen nüüd, et Mardil on selles suhtes hea, et kui ta nagu esimese möödamast ja tavaliselt teised paneb ära, et on nagu siukene tasakaal. Comebackeritega tuleb toime. Ja. Nii Urmas siin. Täpselt see natukene madalaks. Natukene. Noh, jah, ei tea, siin rajad muidugi veel otsa saama ei hakka, et võib-olla lihtsalt aga just siin natuke kiitsime Marti, aga natukene vara, et panime siin video teel natuke pinget peale ja kahjuks see putt sinna paremalt kettidest välja kukub, et natukene kurb paugi siin Mardil, aga ei ole hullu midagi. Aga Villelt väga ilus pördi. Ütleme, et jah, nagu õpikust võetud. Ja, aga nüüd isegi täitsa märkamatult on Ville vahe ikkagi konkurentidega päris suureks kasvanud, et juba 4 viset Asko ja Urmasega. Jah, ei tea jah, aga siin ei ole kunagi midagi veel lõpuni otsustatud. Ja nüüd rada number 14, 84 meetrit, par 3. Eestkäega ilmselt siuke või see paremakäelisele Eestke-Haiser või vasakukäelisele siis tagantkäe-Haiser, et Asko ka siin ilusti lähebki täpselt nii viskama, vaatame, kus ta lõpetab. Saab pikaks või? Natuke liiga palju. Aga putil ikkagi, et jah, puudest läbi ja annad endale võimaluse ja see on siuke metsaradade nagu siuke A-joona. Ja, see tundub see oli väga hea vise, et ilusti korvi juurde maandub ja pördiputt on tõsiasi.
nii, no see tundus nüüd siuke üsna nagu seda õiget liini pidi jälle, et sinna nagu käppida sisse läks ja tegelikult ka ikkagi putile jõudis, et no tundus täpselt selline, et kui see nüüd läheb nagu madalalt ja skipiga saab, et ta võib sisse minna, aga mingisugust kännud võtsid kinni ja Mardil natukene siit natuke madalaks ja natuke Anheuseris ja natuke kändu. Aga see on täiesti see pullikas põhimõtteliselt. Ja, lähenemine oli väga kaunis. Ville on nüüd täitsa kuskil tuumametsa jõudnud, siin küll ühtegi liini ei paistnud, aga piisavalt lähedal korvile vähemalt. Et kuskilt kõrgelt üle taeva. No, ja ütleme, et sealt ikkagi väga hästi tehtud, et seal isegi meie ei näinud valgust. Nii. Korralik. Kuule, siin saab ju show'd täie raha eest. Siin uputatakse neid putti igalt distantsilt. Või täitsa isegi C2 putist tundus, et need on päris mitu meil siin juba videosse saata. Väga kõva. Et Urmas Süsteemisel pani ühe lihtsama alarauda ja nüüd otsustas, et seda ei jäta. Askol ka tegelikult väga hea proov. Ääre pealt veel üks moment siia tekkinud. No nii, ja Ville võtab parri, ilus. Tundub suhteliselt, nii-öelda parr oli vist parim, mis siit võtta andis pärast natukene ebaõnnestunud avadraiv, et ei läinud midagi riskima. Väga ilusad 2 pördit. Ja 3 parri ka ilmselt siin tulemas, et Meelis ja Urmas tegid väga hea töö siin. Nii, ja rada 15 on siis meil par 3, 101 meetrit pikk. Ja siin... Oho! Kas see nüüd päriselt liin? No, järelikult. Tundub nii jällegi. Mina ütlen, et see on liin siis, kui rohkem kui üks inimest sinna läheb. Jah, no vaatame. Vaatame. Hops nüüd. Seal on ka liin. Annuka liin, flat liin, Aiser liin, et siin liine pakutakse, vaatame. Äkki leiame veel 4. ka kuskilt. Nii. See nüüd tundub see... No see tundub siukene natuke... Jah, inimlikum natukene, jah. Ütleme, et see on suht raske vise ka, et ta peab olema nagu terve aja sirge ja siis ta peab lõpus feidima, et no ja nüüd kuhu Asko läheb. Velkid samalt ja läheb läbi või? Puid pole kuulda. Ja ühe mingi kõksu sai. Aga kõik ikkagi sihivadki sinna poole, järelikult seal midagi ikkagi peitub. Jah, paremakäelised nii-öelda tagantkäega on just sinna samma auku sihtinud, vaatame, kas Mart läheb ka, jah, täpselt sinna samma liini, ta nagu üritas, aga gramm läheb ketas üle. Seal tundub jälle see off-fairway tundub siuke võsane ja keeruline, aga vaatame. Aga ütleme nii, et rada on ikkagi väga ilus tegelikult. Jah, lahe, tundub nagu... et ikkagi on üsnagi siukse uuenduskuuri läbinud, et võrreldes selle vana rajaga, et tundub väga tõsiselt kena läheb välja. Nii, Mart siin scramblimas on. Kuhu jõuab? Ja jälle hästi sooritatud. Mart, need lähenemised on ka nüüd just soojaks saanud, et nendega väga palju eksinud ei ole enam. No nii, videod jälle üks kauge putt võimalik ära panna. Saab ühe highlighti veel juurde, natukene kõrgeks, aga run jällegi tegelikult aus, et sellise distantsi pealt otseselt pahane ei saa olla. Ei, no kindlasti mitte, ütleme, et läks ju tegelikult täiesti õigesti kõik, et lihtsalt natukene siin väike minimaalne eksimus. Nii, tuleb. No, selles suhtes ikka igalt poolt ikkagi rünnatakse seda korvi, seda on jäge vaadata, et... Jaa. Leiab peale eriti näinud. Nii, see tuleb järgmine. Ja kas on esimene pördi? Ja korvisse maandub. Parr, okei. Ja vist oli parr, aga no ikkagi. No ütleme nii, et see ei tee seda kuidagi vähem paremaks, et see oli väga ilus putt. Mardil ka parr. Parr. See tundub ikkagi niimoodi, et kui avadraiv natukene ebanestub, et siis see liin on piisavalt kitsas, et see drive sinna ka kinni jääb, et väga palju mingit õnnelike läbipääsemisi siin kellelgi polnud. Ja nüüd lähme siis 16. rajale, 151 meetrit, par 4. Paremakäelisel alguses tagantkäe Aiser. Väga hele plaks. See oli jah siuke, nagu oleks relvast lastud. Nii, 2 tagantkäed. Läheb ka sinna samma, täpselt sama hele plaks, et need puukaitsmed seal seda plaksu tekitad, vaatame, kas Ville pääseb läbi, et äkki forega on natuke mugavam seda käppi siin tabada. Nii, ja see tundub väga hea olevat. Jah, tõesti tundus kaunis liin. Ja läheb puhtalt läbi, no ideaalne.
paar viset on veel tulemas. Nii, Asko tundub põhimõtteliselt sarnane liin nagu Villel oli. Ja nagu näha, siis nad ongi kõrvuti põhimõtteliselt. Et see kõrvuti nad seal fairway peal nüüd lebavad. Vaatame, kas Mart mahub sinna käppi. Ja mahub ja Feidi ka. Ja super, ütleme niimoodi, et see on väga-väga hästi tehtud. See nüüd kahel mehel läheb natukene sükest nutikust vaja, et siin leida see õige tee. See on mingi tiiala ka, kas see on äkki see arrastatele tiiala? On küll, jah. Ja see jõudis kõigest läbi, läks see vise või? Väga korralik. Eks me lõpuks näeme, kus ta siin päriselt jõudis. Nüüd Meelis ka samamoodi. Tummist haiserit on viskamas. Natuke tundus, et oli kõrge, aga selles suhtes ütleme võrdlemisi hea vise ikkagi, et... Aga korvi pole ikka näinud, et hetkel on nagu... nüüd siit on lihtsalt paista. Mardil siin täiesti otsevaade ja kui see nüüd läbi mahub. No nii, Mardil oleks pördit vaja küll ja saab väga hea võimaluse siin pördi jaoks, et... Tundub, et Asko, Ville ja Mart ikkagi kõik tiibelt suhteliselt perfektse viske tegid, et süksed võrdlemisi lihtsalt lähenemised on neile jäänud. Ja Asko suutis siit veel pullikasse ka panna. Ja nüüd Ville kord ülesse haise. Kuhu kukub Asko kõrvale. Väga hästi. No super, jah. Nüüd Urmasele siin natukene veel tööd teha. Aga ega rajad hakkavad vaikselt otsa lõppema, et Urmasel siin Ville püüdmisega läheb järjest keerulisemaks. Ja ütleme nüüd, et Ville on pargitud ka pördi jaoks, et pigem siin võib-olla tundub, et isegi hakatakse rohkem neid teisi poodiumi kohti jagama, aga eks näis selles mõttes, et radu veel on. Ja ilusti puttis ära selle parri. Nüüd Mart siin kindlasti tahab seda. Ja, sai ilusti kätte. Mart tahab pördi. Nii, Villele pördi. Askole ka. Ja -23 ja 4 viset on siis edu. Et Villel tegelikult seljatagune on üsna kindel juba kaks rada mängida, aga... Selles suhtes, et kunagi ei tasu nagu päris lõpuni kindel olla metsaradal eriti, aga ütleme nii, et vaikselt. Ja järjekordne par 4, siis 155 meetrit 17. rada. Ja siin rajal ka siis mingisugused OB-liinid jooksevad, Villega väga lähedale siin OB-le viskab. Jah, korralikult leetis. Asko. Askol samuti oleks vaja saada siit pördi, et natukene siis Urmasele ka pinget avaldada. Aga jällegi, Asko siin, see on natukene, ma arvan, siuke eksimuseks võiks seda lugeda, et see rada on tegelikult 155 meetrit ja kui on lõpp ja tegelikult tead, et on vaja kindlat pördit, siis see tuleks mängida, ma arvan, reaalselt teadlikult nagu pooleks. Et midagi nagu suuresti siin hammustama pole mõtet minna. Aga eks näha, kuidas ta selle lahendab. Nii, kas see leiab? Tundus, ilusti siin keskel. Nii, ja viimane. Tundub ka üks kindla aiseriga läheneb. Ja ilusti, see tundus väga kaunis vise. Et siin väga mingit OB-d mängu ei toodud. Mart läheb siit ümbert. Aga ikkagi tundub, et piisavalt pikk vise veel minna, et ikkagi pördi jaoks päris pikk maa läheneda. Nii, aga Ville ketas siin puu pihta lendab. Natukene õnnetult, jah. Jäi seifi sellest suhtes, on hea. Urmas läheb siit ümbert ja jõuab pullikasse. Aga nüüd Asko on OB-s, Urmas on pullikas. Urmasel päris hea võimalus. Päris, jah. Ja mitte isegi tagasi, edasi. Aga Asko ka väga ilusti parkis ikkagi ära selle, et ei taha nagu siit kuidagi sellest teisest kohast lahti lasta. Ja Paugi oleks olnud siit natukene palju, võib-olla kui teist kohta tahab Asko püüda, aga siin... jääb pidama ka. Väike roll, aga see ei ole liiga hull, et siit 4 poole pealt saab puttida. Nii, Mardil veel üks eestkäsi. Ei tundu ka veel
nii-öelda kõige lihtsam, et siin mõned sellised Guardian Reed on veel ees, mis siin seda lendu takistamas on, aga Mart oma fore lähenemist on saanud küll paika, et nendega ta eriti eksinud ei ole. Jaa, need on ta tõesti head olnud. Ja Ville. Ja Villesid samamoodi täiesti pullikasse. Kas see nüüd on vist parriputal äkki või? Villel jah, see lihtsalt õnnetu puu vahepeal. Aga noh, kellelegi midagi ta ära ei anna, et järjest kindlustab oma positsiooni. Jaa, no siin ongi jah, need paar rada, isegi kui ta siit tuleb parridega läbi, ma arvan, et täiesti okei. Ja siit ilusti sinna vasakule mulku. Nii, aga viimane rada kujuneb kindlasti väga põnevaks, et meil siin poodiumi kohad on veel väga lahtised, et Meelis siis 18 alla, Urmas 20 ja Asko 19, et tegelikult igal mehel siin variant on. No siin tahaks kindlalt näha, mida siin need mehed tegema hakkavad. Ja no nii, olemegi jõudnud viimasele rajale. Ja viimane rada. Ja vaatame, mis saama hakkab, kes siit võidukana siis välja tulevad. Viimane rada ehk siis 18 on par 3, 76 meetrit pikk. Ehk siis siuke lühemad sorti põks. Siinkohal tasuks ära mainida ka Disc Golf Expressi Patreon, kus hetkel on ketaste jaht. Et see on tõsiselt äge asi, soovitan järele vaadata. Aga hetkel mängu juurde tagasi tulles, siis nagu näeme, siin on ikkagi jäetud siuksed natuke pikemad putid. Ja vaatame, kas Ville nüüd siin paneb punkti sellele võistlusele ja võtab. No siin saab siukse highlight puti veel tõmmata lõppu, et ja, no tal ei ole jah midagi karta pole selles suhtes. Pole ka mingit pinget, et saab minna julgelt seda rannima. Ja, mõistlik oleks jah. Nii, Asko on nüüd oluline vise forega. Hüppas lausa dialoogt maha. Foregas läheb aga puukik ikka hoidis, tundub, et jõuab täitsa putile tänu selle. No see on ikkagi ringis sees, jah. Ja. Nii, Mart ka forega läheneb siin korvile. Isegi OB-le selle rajal. Jaa, seal on see asi, et kui lühikeseks jääb, siis selle toob ees. No Mardil natukene on keeruline päev täna olnud, aga usun, et see meest ei heiduta ja ilmselt juba praegu ka kuskil raja peal jälle trenni tegemas on. Ja, ilmselt jälle kuskil võistlustel. Jah, või siis nädalamängudel. Nii, ja nüüd... Kas see oli Urmase putt? Ei, nüüd putib Urmase hetkel. See on nüüd oluline putt. See on väga oluline putt. Kui selle sisse paneb, aga natukene siuks tagasihoidlikuks jäi. Nüüd siis Villel, kes tuleb, otsustab selle sama puti ja võiduka pördiga siis selle võistluse. Napilt mööda, aga... No natukene jah, vaata, tegi seda liigutust järele, natuke kahju oli. Aga Askole ka nüüd äärmiselt oluline putt, et kui ta tahab siin teise koha peal veel konkureerida. Seda on kindlasti vaja. Ja leiab tee sinna korvi põhja ilusti. Ja Ville Kivisilla siis Birdie Punch, karikasarja ja Järve 2025 võitja. Palju õnne Villele. Palju õnne Villele. Urmas parriga. See tähendab siis seda, et teise koha peale on siis play-off. Meelis siit kahjuks ei suutnud ennast sinna play-offi mängida. Ja ongi selleks korraks kõik, et siin nagu näha siis Asko play-offi võitis. Palju õnne ka talle, palju õnne Urmasele. Siin on ka top 10 siis näha, et tublid tulemused järjest reas. Jah, Mart 6. lõpuks, et jah, oli küll keeruline ring, aga ma arvan, et see ei heiduta kindlasti, et järgmine kord palju paremini. Ja, aga oli vahva vaatamine ja väga põnev kuni lõpuni, et jah, tõsiselt äge oli selles suhtes ja hästi palju tuli highlight'e, hästi palju tuli ägedaid putte, ägedaid diskeid, et see on üliäge oli. Aga kindlasti pange ka like, väike kommentaar, subscribe, kui video meeldis. Ja muidugi on võimalus liituda Patreoniga, et näha neid videosid natuke varem, natuke ägedamat sisu ja meie täname teid. Meil oli väga tore. Järgmiste ringideni. Näeme siis järgmine kord. Nägemist. Ciao.